tere, tere. Mina siis siin oma sünnipäeval. Aga kuna mul on ikkagi siin vaba moment, enne kui ma lähen lõõgastuma, siis otsustasin ikkagi lugeda, sest raamat on paks ja kunagi ei sooviks nagu lõpetada ka selle lugemiseks. Nii, ja ma jäin eelmine kord toppama selle koha peale, kus siis pidime katsetama oma keha tunnetust, et seisad ja küsid keha käest, kumb on siis ja kumb on ei. Minu kehatunnetus ütles ka, et ja on siis nagu ettepoole kaldumine ja ei on tahapoole kaldumine. Et siis saab testida oma keha, küsida erinevaid neid küsimusi ja siis vaadata, kuhu poole keha kaldub, aga sa pead tõesti olema lõõgastunud, muidu tuleb siia kohe mõistus vahele ja siis sa hakkad selle järgi nagu tegema, mida sa ise tahad nagu vastata. Lihtsalt lõõgastu ning lase oma kehal kergelt kas ette või tahapoole kalduda. Just nõnda see sulle vastab. Selleks ei tarvitse sul midagi teadlikult teha. Pead ainult piisavalt lõõgastuma, et nõnda saaks juhtuda. Kui su keha vajub pisut ettepoole, siis ütlevad sinu alateadvus ja keha sulle jah, mis tähendab, et oled saanud oma küsimusele või väitele vastuse. Sa usud oma sisimas, et tervendamine on sulle ohutu. Sa oled sellega alateadlikul tasandil päri ja see on suurepärane. Kui su keha kaldub või tõmbub tahapoole, nihkudes sinu avaldusest eemale, siis ütleb su alateadvus ja keha ei. Tervendamine pole sulle ohutu. Tulevad need sünnipäeva õnnitlused nagu sisse, ma pean selle häälete peale vaigistan ära. Lihtsalt segab lugemist. Niisugune vastus on tegelikult normaalne ja see on uus informatsioon, mis võib sind aidata. Hiljem 8. peatükis õpid sa tundma, kuidas vabaneda sellest arvamusest koos paljude muudega, mis võivad sind blokeerida. Vajame seda, et su keha nõustuks põhitasandil tõdemusega. Sinu tervendamine on ohutu, sest vastasel juhul teeb sinu ülinutikas alateadvus oma väega jõuga kõik, et takistada sind tervenemast. Lihase testi ajal on oluline lõõgastuda. Niisiis ära mõtle sellele, mis tulemuseks või vastuseks võib tulla. Keskendu ainult küsimusele. Kuna sinu keha reageerib mõtete, emotsioonide ja muu sellise energiale, siis tuleb sul veenduda, et keskendud ainult probleemile, millele soovid vastust leida. Inimloomusel on see omapära, et kõike, mida ei mõisteta, tahetakse analüüsida ja tõrjuda. Aga kui suudad tõeliselt vabaks ja avatuks jääda, muudab see tehnika su elu. Rakendagem nüüd sedasama testi teistsugusel eesmärgil. Vaadelgem, kuidas stressifaktori peale mõtlemine mõjutab sinu energiasüsteemi. Võta lihase testi asend, jälgi, et labajalad paikneksid otse ja pane siis silmad kinni. Mõtle millelegi negatiivsele, näiteks suhete katkestamisele, tülitsemisele kellegiga, oma hirmudele või hetkele, kui boss sind alandas. Jälgi, kas su keha kaldub ette või tahapoole. Mõtle nüüd, mis tunne oleks siis, kui su spetsiifiline stressifaktor ei mõjutaks su energiavälja ajutiselt, vaid peituks seal pidevalt. Näiteks mingi uskumus, et sind ähvardab oht või mineviku elamus, millest sa ei suuda vabaneda. Sinu keha püsib siis pidevalt seisundis, milles su energiavoog on häiritud
ning mõjutab kõiki sinu kudesid, elundeid ja kogu sinu vaimustava keha üldist funktsioneerimist. Kas sa mõistad, et aja jooksul, kui sa ei vabane niisugustest energeetilistest tasakaalutustest või ei muuda reaktsioone neile stressifaktoritele, avaldub see sulle tõeliselt halba mõju? Mina pean lihase testi pigem energia tuvastamise kui energia tervendamise võtteks, kuid see on siiski võrratu, kuna võib anda otsatul hulgal andmeid, missugustest elamustest, emotsioonidest ja uskumustest peaksime vabanema. Sa peaksid teadma, et on olemas palju lihastesti võtteid, mida saad enda tundma õppimiseks kasutada. Ehkki seisutesti on sageli kõige lihtsam õpetada, on oluline teada, et selles valdkonnas on sul soovi korral võimalik veel paljut avastada. Ja teine on käsivarretest. See on ka lihastest. Tutvustan sulle kiiresti veel ühte lihastesti meetodit. Nimetan seda käsivarretestiks. Alustuseks siruta oma mittedomineeriv käsi enda ette. Nüüd püüaksid midagi haarata. Mittedomineeriv on mul see vasak siis. Painuta nüüd küünarnukki, nii et küünarvars ja õlavars paikneksid 45 kraadi nurga all. Su peopesa peaks olema ettepoole pööratud. See jätab mulje, nagu teeksid sa loiult, sesti astu tagasi või hoidu minust eemale. Edasi sea oma domineeriva käe nimetissõrm ja keskmine sõrm teisele käele randmeluust pisut küünarnuki poole. Domineeriva käe nimetissõrm, see tähendab, minul on domineeriv parem, siit nimetissõrm ja keskmine sõrm teise käele randmeluust pisut küünarnuki poole. Samamoodi nagu seisutesti puhul sõnasta jah või ei avaldusi või esita oma kehale jah või ei küsimusi. Pärast avaldust või küsimust vajuta 2 sõrmega teisele käele randmest pisut küünarnuki poole. Suru sinna umbes 1 kilose jõuga. Las su mittedomineeriv käsi avaldab pisut vastupanu. Kui oled 2 sõrmega vajutanud ja sõnastanud küsimuse või avalduse, jälgi keha reageeringut ning otsusta selle põhjal, kuidas su alateadvus sulle vastab. Seisutesti ajal tähendas su keha ettepoole kaldumine vastust jah ja tahapoole kaldumine oli ei. Käsivarretesti puhul vastab su keha küsimusele või avaldusele jah või ei resonantsis, kui su käsivars talub 2 sõrmega vajutamist. Käsivars jääb kindlalt paigale. See tähendab, et sa ei taju käsivarre nõtkumist. Kui on tunda, nagu kaotaks käsivars pisut jõudu ja tahaks survele järele anda, siis on su lihas ajutiselt lühises. Nagu me rääkisime selle peatüki alguses, su keha vastab küsimusele või avaldusele nõnda, ei või ma ei ole resonantsis. Lihastest pole sinu 2 käsivarre võitlus. Sa lihtsalt paned tähele, kas su mittedomineeriv käsi nõrgeneb 2 sõrme survel. Oluline on see, et sa ei hoiaks mittedomineerivat kätt liiga jäigalt ega vajutaks 2 sõrmega ülemäära tugevasti või nõrgalt. See on nagu gaasipliidi leegi reguleerimine, pead leidma sobiva toimiva punkti. Kui sa seisutesti või käsivarretestiga ka pärast korduvat harjutamist toime ei tule, siis kus mul jäi nüüd see? Siis julgustan sind avastama ja õppima muid enesetestimise võtteid, kuni leiad endale sobiva. Rõhutan ikka ja jälle selle võtte väärtust. Kui minul see kohe välja ei tulnud, tahtsin esialgu masendunult loobuda, aga see oleks kindlasti mu tervenemisel aeglustanud. Järgmised näited annan sulle märku,
milliseid blokeeringuid lihastesti abil tuvastada saab. Näitan sulle kõik täpselt ette 3. osas, kuid praegu lasen sul juba vilksamisi vaadata maailma, millele sa varsti avaned. Nüüd tulevad lihastesti näidislood. Tim tuli minu juurde raskekujulisel ekseemist kergendust otsima. Ta keha sügeles lakkamatult, kuid ta ei osanud põhjust kuidagi leida. Ta oli käinud psühhoterapeudil, dermatoloogil ja igasugu muude spetsialistide vastuvõtul. Nagu alati arvasid seegi kord, et sügelemine on seotud mingi emotsionaalse komponendiga. Õpetasin Timmile lihastesti, seda mitme küsimuse abil. Kõigepealt lasin küsida oma kehalt lihastesti ajal, kus ta asub, et sügelemine on talle mingil viisil kasulik. Tahtsin teada saada, kas tema keha tajus probleemi kuidagi kasulikuna, nagu see ju sageli on. Teadsin, et enne sellest uskumusest lahti saamist oleks raske sügelemisest vabaneda. Saimegi vastuseks ja mõtlesin seejärel uskumustele või põhjustele, miks ta keha ei taha sellest loobuda. Esitasin tema kehale esimeses isikus küsimuse, kas vajan seda sügelemist millestki hirmutavast pääsemiseks ja Timmi keha saatis jah-signaali. Mõistsime, et olemegi õigel teel. Nagu sa järgmises peatükis avastad, edastab keha sügelemisega sageli sõnumi, et keegi või miski ärritab seda. Selgitamaks, mille või kellega on tegemist, küsisin, kas see sügelemine on seotud mingi kindla vanusega. Taas kõlas vastus jah. Edasi asusime testima vanuseid selle 20-aastase perioodi sees. Teades, et tema keha oli täpselt ära salvestanud, millal ta energiatasakaal kadus. Arutasime koos Timmiga, mis oli sel aastal juhtunud ning jõudsime mõnele mõttele. Meil tärkas kohe idee, milline neist võis sügelemisega seotud olla, kuid lükkasime otsustamise edasi. Tim oli selle murega juba väga pikalt tegelenud ja tuletasin talle meelde, et ta kaaluks algpõhjusena ka kõige vähe tõenäolisemaid seiku. Arva ära, mis selgus. Just nõnda see oligi. Lihastesti kaudu tunnistas Timmi keha, et sügelemine oli mingil viisil seotud tema vallandamisega, kui ta oli 32-aastane. Siin on küsimused, mis me järeldusele jõudmiseks tema kehale esitasime. Kas see ekseem on seotud mõne perekonnaliikmega? Kas see on seotud ammuse romantikasuhtega? Kas see on seotud tööalase karjääriga? Või on seotud see töölt vallandamisega? Ja nii jõudsimegi järelduseni. Mõistnud, et tookordne elamus, aga ärritas teda endist viisi. Kõigepealt mõne nädalaga lõpuks ikkagi leevenes Timmi sügelus oluliselt ja aja möödudes läks tal järjest paremaks. Kuna tavaliselt ei põhjusta jätkuvaid tervisehäireid ainult üks probleem, siis võib kasutada seda süsteemi, esitades küsimusi ja ahendades võimalusi, kuni avanevad kõik kihid, mis võivad selle mure või haigusega seotud olla. Nii olulise seiga avastamine erutas meid kõiki. Näiteid lihastesti harjutamiseks. Panen kirja mõned küsimused, mille esitamine aitab blokeerida ja tuvastada. Peagi arutame kõiki neid blokeeringu tüüpe põhjalikumalt, kuid esialgu on see lihtsalt põnev protsess, mida lähedalt uurida. Vabaned nendest blokeeringutest hiljem. Seega, kui keha annab sulle mõne olulise vastuse,
siis pane see kindlasti kirja. Kas mõnest minu eluhetkest pärineb mingit energiat, mis mu immuunsüsteemi pärsib? Kas minu minevikust pärineb mingi spetsiifiline elamus, mis põhjustab minu kehas stressireaktsiooni? Kas minu kehas on mingi teatud elund või nääre, mis talletab ebatervet emotsionaalset energiat? Ja pea meeles, et kui sa seisutesti ajal kaldud ettepoole või su käsivars jääb lihastesti ajal kindlaks, siis ütleb kogu keha sulle jah. Kuna minul ei tahtnud lihaste testimine esimesel korral kuidagi õnnestuda, õppisin eri võtteid, et seda õigesti toimima saada. Ja siin pakun sulle mõne idee. Tee ainult positiivseid avaldusi või esita seda laadi küsimusi. See tähendab, et kui sa püüad selgusele jõuda, kas usud enda sisemusest tervenemise võimalust, siis lausu: ma suudan terveneda ja jälgi, kuidas su keha reageerib. Lihastesti ajal ajavad negatiivsed väljendid su keha segadusse, seega ära ütle, ma ei suuda terveneda. Ütle, ma suudan terveneda. Või siis teine näide. Minu maks funktsioneerib korralikult, et need küsimused peavad olema nagu jaatavas vormis, et eitust ei kasutata. Jälgi, et sul poleks veevaegust. Elekter nõuab vett, selle vähesuse puhul ei toimi sinu elektrisüsteem vajalikul viisil, muutes vastuste saamise tülikamaks. Siis lõõgastu oma keha ja vaimu, tea, et kõik saadud vastused ainult abistavad sind, ei tarvitse midagi karta. Mina ei ole seanside ajal avastanud midagi hirmutavat, minu kliendid samuti mitte. Testimine võib osutuda vaevaliseks, kui sa kahtled, mõtled üle või analüüsid protsessi. Esita väga selgeid, täpseid ja sõnasõnalisi küsimusi. Alateadvus ja keha ei desinfreeri küsimuste ega väidete tähendust. Kasuta ainult ühetähenduslikke sõnu. Kas minu minevikus peitub mingi eriline läbielamus, mis takistab minu tervenemist? Kas minuga juhtus midagi, mis takistab mu tervenemist? Esita küsimusi mitmel eri viisil ja ole loov. 9 juhul 10 annab küsimuse ümbersõnastamine või selgitamine mõistetavama vastuse. Usun, et mõnikord keha ei vasta, kui me ei ole sellega õigel teel või kui seda tuleb veidi ümber sõnastada. Kindlasti tõmba küsimuste vahel sügavalt hinge ja pea pausi, et su keha ja aju jõuaksid järgnevale häälestuda. Liiga kiiresti jätkamine põhjustab sensoorse ülekoormuse ning su organism tardub, andes segaseid vastuseid. Kiire korrigeerimine. Kui lihase test ei näi toimivat, siis vajuta ühe käe sõrmedega nabale. Võib teha ka läbi riiete. Hoia testimise ajal nagu pinges. Sageli taastab see probleemid keha energiavoos, mis lihase testi takistavad. Esita küsimusi aeglaselt ning jäta küsimuste vahele mitu sekundit, et sa oma keha üle ei koormaks ja ära korda juba esitatud küsimusi. See koormub omakorda energiavoogu, mistõttu testimine jääb ebatäpseks. Lihtsalt õpi saadud vastust usaldama. Ja see on hoiatuseks, ära kasuta seda testimise võtet tuleviku ennustamiseks, loteriivõidu saamiseks, ainuüksi sinu vastusest sõltuvad oluliste eluotsuste langetamiseks ega oma meditsiinilise diagnoosi kontrollimiseks. Nendele küsimustele sa õiget vastust ei saa. Mina ja paljud teised väga kogenud lihasetestijad võime seda oma kogemuse varal kinnitada. Üldiselt öeldes, mida rohkem sa tahad mingit
konkreetset vastust saada, seda ebatäpsemaks testimine osutub. Ja veel sulle avaneb selle uue oskuse harjutamiseks palju võimalusi. Ma õpetan seda kõikidele uutele klientidele, kes enamasti on algul kohmetud ja umbusklikud, kuid lõpuks rõõmustavad, et veensin neid sellega tegelema. Sina ei pea küll selles raamatus kirjeldatud tervendamisvõtete õppimiseks lihastesti kasutama, kuid tõenäoliselt avab see sulle täiesti uusi võimalusi. Nii, et praeguseks on kõik ja järgmine peatükk on õpi tundma oma kehakeelt. Keha on aus. Et siinkohal ma jätan katki ja lähen siis oma sünnipäeva nautima. Ka teile ilusat päeva ja homseni!